mul siin Pärnu ringrajal või siis siin Audru ringrajal on hetkel sõitmas vormelistoorikud mu selja taga ja mis on päris põnevad vormelid, et neid on väga erinevatest aastaaegadest ja väga erinevate disainide, aerodünaamika, oma olemuste, kiiruste, kuidas nad sõidavad selle juhitavuse poolest ja teine ka nagu sellest suhtes on ka põnev pildistada. Aga kui nüüd rääkida sellest, et kuidas ja mida neid pildistada, siis tegelikult on kuna siin on väga kaugel, nad tegelikult jäävad, et nagu pildilises mõttes, et võib küll olla nii-öelda niisugune suuremad teletorud, aga ta ikkagi on nii-öelda kaugel. Ja selleks, et see nii-öelda hea pilt alati kätte saada, ongi niisugune, mida suurem nii-öelda teletoru, et mis on ikkagi 200 mm pluss. Et pigem nagu, et mul siin on nagu 100-400, mis on nagu väga hea kasutada, et just sellepärast, et kui midagi peaks nagu juhtuma siin või ütleme, sõidavad nagu autod teelt välja, siis sa tahad nagu välja suumida, et mul on olnud tihti peale selle 400 toruga probleeme, ta on küll hea, 2.8 valge, saab väga ilusa pildi, kõik on super, aga lihtsalt ei ole võimalik jälle laiali suumida, et see toru on nagu selles suhtes nagu ikkagi parem ja kui võrrelda nüüd pildi kvaliteeti, ega tegelikult on nüüd see 100-400 ikkagi väga palju nüüd alla ei jää, et pigem see 100-400 jääb alates siis nii-öelda tekivad ta miinused, kui läheb pimedaks, et kas on õhtu hilja tegemist, kus ei ole valge enam ja ütleme nii, et ta on pigem mõeldud sellise päevaseks pildistamiseks, et ja teine asi, et ega ka talvel ka nii-öelda ka suurt midagi teha ei ole, kuna talvel on ka meil üsnagi pime. Aga 400-sega on selles suhtes nagu väga super, et sa saad nii-öelda sellega siin väga ilusaid pilte, kus võtad selle tausta ära, et ega siin niisugust nagu loomingulist tegevust nagu väga palju ei ole, kuna pildistamisala on nagu piiratud ja vahel jäävad taha taustale lihtsalt mingisugused järelhaagised, kärud, et need ei ole nagu just kõige nagu meeldivamad nii-öelda taustapildid, et siis on parem, kui veidike udusem on ja 2.8-ga saab selle ilusasti nii-öelda selle tagant nii-öelda mitte nii nähtavaks teha seda asja. Ja kaamerate puhul näiteks, mida ma kasutan siin, on nii-öelda ikkagi 1DX Mark II. Ta on küll kiire sportkaamera, mõeldud ka selle jaoks, aga kui aus olla, tegelikult ega nagu ei ütleks, et väga kaamerates nagu vahe oleks sees, et kui kasutada nii-öelda nagu väga kiired kaamerat, mis nagu temal laseb nagu 14 kaadrit sekundis ja teisi kaameraid, näiteks ütleme kas või tuuagi nii-öelda aeglased kaamerad, mis laseb 3 kaadrit sekundis, ega tegelikult ei teki siin nagu suurt vahet, et kui te vaadata, kui praegultki vormel tuleb nagu tagantsit, sa võtad selle pilt ja ega sul ei ole vaja seda täpselt seda, et ta nagu 10 senti edasi liikus, et kui sa tahad ikkagi erinevaid pilte saada, siis ta võiks liikuda natukene edasi, et selleks ei ole vaja väga kiireid kaameraid, et mõningad kurvid on küll sellised, et kus sa saad selle õige nii-öelda mõnusa momendi kuskil teatud täpselt kurvi nagu hetkel kätte, aga seda on ka võimalik täiesti aeglase kaameraga teha, et ainukene asi, mis ongi pigem on see, et kaamera jaksaks seda fookust hoida ja kui ta ei ole ka nagu väga kiire kaamera, mis nagu fookust jaksaks hoida, siis siin teatud maa peal on ta nagu ühtlase fookuskauguse peal, millega on nagu võimalik see, et kaamera ei otsi seda edasi-tagasi seda fookust, vaid ta lihtsalt sujuvalt liigub sellega kaasa ja see ei ole nagu väga raske nii-öelda seda pildil hoida, et erinevalt rallis, kus ta tuleb kuskilt nii-öelda metsa vahelt sul kiiresti välja, kuskilt sa ise ei näe seda autot ennem, siis siin sa näed, et nüüd nad tulevad, nii, nüüd võtan kätte, pildistan ja läks jälle minema, et rallis on see, et tuli, pauh, pilt ära, mida kiiremini saad, seda parem. Aga siin on seda aega ja kõike seda jagub nagu ikkagi päris paljuks tegelikult ja mis siin näiteks ütleme Pärnu ringrajal veel pildistamist lihtsamaks teeb, on see, et kui mitte siin nagu jala käia, et bokside vahel küll ei tohi jalgrattaga sõita lihtsalt ohutuse pärast, et seal liiguvad nii võistlussõiduautod ja kui muud inimesed ja seal on nagu tihe nagu liiklus selline või ütleme, ta on nagu tihe, kus ei ole võimalik nagu lihtsalt sõita igasuguste erinevate masinatega ringi, et see on kõigile nii-öelda nagu ohtlik. Ja mina olen pannud jalgratta sinna ilusasti boksi külge või selle nii-öelda boksi sõidutee pealt, mis ta nagu siit välja tuleb ringraja peale ja võtad sealt alati jalgratta, sõidad mööda seda raja äärt ja kas sa teed nii-öelda tagumitesse kurvidesse ja see nagu vähendas seda jalutamiskäiku mul ikka päris palju, et kui eelmine aasta ma siinsamas ringrajal jalutasin maha
36 000 sammu, siis nüüd jalgrattale tänu sellele tuli natukene alla 20 000 sammu, et see ikkagi võttis nagu väga palju nii-öelda seda kõndimist maha. Lisaks oli see, et ma sain ka minna nagu boksi või sinna stardialasse, pildistada seal mõned pildid ära, vaadata ennem, et umbes 8 minutit enne starti oli see aeg, kus ma hakkasin ära tulema, selleks, et täpselt siin õigeks ajaks valmis olla. Jah, oleks võinud ka tulla võib-olla mingi 4 minutit enne nagu starti ära, aga lihtsalt ise õigeks ajaks kohale jõuda, sest stardi hetkeks nagu, et siis tulin nii-öelda natukene varem ära, et aga kõik muu siukene, mis siin nagu ringrajal pildistamisel on nagu niisugune, ütleme, et ei ole nagu selline keeruline, aga lihtsalt vahel on see, et tuleb leida nagu see õige nii-öelda, kus see öelda, õige stiil, õige selline säriajad, õige nii-öelda see toon, et kui nagu valgusbalansist rääkida, et ega siin vahepeal on see, et tuleb päikepilv ja siis on niisugune poolik, et iga kord ei ole nagu ühtlase sama tooniga kõik see, kuidas öelda, see iga järgnev auto või tsikkel, kes tuleb nii-öelda, et nad muutuvad nagu väga palju nii-öelda värvis. Kui nüüd veel rääkida veel sellest, et ringraja ääres ohutusest, siis siin on üsnagi ohutu, et mu selja taga on nii-öelda üks kummivirn või rehvivirn, mis hoiab ilusasti nii-öelda auto ära, aga tegelikult ega see ei tähenda seda, et see virn siin on, et midagi ei juhtu, et ma olen näinud, kus on siklid lennanud isegi üle 2-3 meetrist aedade nii-öelda võssa kuhugile, on küll nii-öelda virnad ees, aga ega see ei ole neid nagu kinni pidanud. Ja eilegi oli Raimo Kesseli kukkus esimene sõit. Temast öeldi, et see maa, kus tema seisma jäi ja kus sikkel seisma jäi, oli 100-meetrine vahe, et üsnagi pikad vahed tulevad sisse ja ega siin tuleb nagu jälgida ka, aga ta on ikkagi üldjuhul on ta tehtud nagu siuke ohutu, et siin väga harva juhtub mingeid selliseid tõsisemaid nagu õnnetusi, kus nad ütleme, et ta jõuab kas auto või siis sikkel jõuab piirdeni välja, et ikkagi ta on tehtud nii nagu turvaliseks, et see ala, mis siin vahepeal on väga hea, et ta kaitseb ikkagi, ütleme, ta ei lase siklil või siis nii-öelda autol ennast ära lõhkuda, et ta jääb ikkagi nagu lihtsalt seisma, aga enda olen nagu alati see kindel, et kui midagi peaks juhtuma, tegelikult siis saab siia alati rehvi hunniku taha kükitada ja see kaitseb nii-öelda tegelikult selle ikkagi päris palju ära nagu. Siin on juba näha, et vormelitel on vahed päris suureks läinud, et hakkab ka vaikselt see sõit lõppema ja vaatan, et kohtunikele on juba võetud kõik erivärvi lipud ka välja, et sõit saab läbi ja tänaseks nagu ringrajalt siit kõik ja kohtume järgmisel võidusõidul.